televisiooni läksid juhtima. Jah, siis ma pidin olema iga hommik platsis. Siis oli hakkas seal juba siuke, tead, muutus nagu... Või suri anuma. Ei, pane tao. See ta annab märku mulle, mida tohib küsida. Kõrval suve! Edasi. Nii, meil on esimene videointervjuu tehtud juba. Nii, kuidas matcha latte maitseb? See on mõnusalt siuke tummine matcha. Aga nagu sa ka mainisid, siis igal pool mannakse natukene vähe. Ei, aga siin tegelikult ei ole vähe. Minu mõelest siin on päris palju. Sa tahaks rohkem või? Mul on nagu midagi jääb õhukeseks keskelt maitse. Ma ei tea, minu arust siin on nagu, ei ole tagasi hoitud. Või siis on, ma ei teagi, mingi... Jäi teile või? Natuke magusamaks. Jah, magusamaks, sest siin ei ole suhkrut sees. Siin ei kasutata selle, me oleme kohvikus Healthy by Polina Sweets. Polina Sweets. Polinas Healthy Sweet. Ei. Healthy Sweets by Polina. Sorry, see on nii keeruline. Aga tema tõepoolest piima ei ole, gluteeni ei ole ja suhkrut ei ole. Ja mul on külas, ma unustasin ütelda Piret ja Egert, see käib ka asja juurde. Õudne Piret, kui sina teeksid niimoodi, oleks teinud Pealtnägija või televisioonisaateid. Mõtle, inimesed istuvad, saakad kohe lobisema, kuna oled neid varem näinud. Ei, aga tore ju. Ja ei tutvusta neid, mul tihti peale juhtum nii. Võib-olla ongi salapärasem, et kõik mõtlevad terve aeg, kes need inimesed on. Nii, aga teeme maitse nüüd. See on vastlakukkel nüüd Healthy Sweets by Polina ja siis mõelge sellele, kui te maitsete. Siin ei ole piima, siin ei ole gluteeni ja siin ei ole suhkrut. Ja kas on võimalik teha vahukoort niimoodi, et see oleks taluta? Proovime. Mulle väga meeldib. See on hea, jah. See on nagu siuke kohupiimane ja kohupiim mingi siuke. Kookoskreem. Tead, siin on kasutatud kookost. Ja, mingi kookoskreem või mingi asi. Ja mis on ülihea on, et ta on siukene külm. Ja nagu tihedamised või kuidas see on siis nagu tihkem kui vahukoor. Just. Mõnus see. Et väga huvitav ja. See on tõesti hea. Tore. Aga minule meeldis ka koos selle siuke tuuletasku moodi sai. Mulle nagu üldiselt nagu need asjad, et kui miski püüab olla keegi teine, siis mulle ei maitse või... Ta tahab traditsioonilisi asju. Või nagu sai, et kui keegi nagu püüab olla sai, aga tegelikult ei ole sai, siis minu jaoks ei maitse hästi. Sama asi mulle ei meeldi nagu mingid materjalid, mis kui plastmass üritab olla puit, siis mulle nagu lihtsalt ei meeldi. Ehk imiteeritakse näiteks põrandat, nagu oleks puidust, aga tegelikult on see... laminaat. On laminaat, jah. No jah, et... Siin ehitusmees räägib meil siis. Vaadake esimest saadet, me rääkisime sellest ka, millega inimene päriselt tegeleb. Mul on juba matcha untsid ja selle kookose vuntsid ka. Ei ole, vuntsid ei ole. Ei ole, okei, väga hea. Ühesõnaga, enne kui me üldse millestki veel olulisemast rääkima hakkame, kuigi see on ka oluline, millest ma tahtsin rääkida. Praegu on see popp, et kõik vaatavad, et panevad oma pilti Instasse, et kus ma olin aastal 2016 on ju. Nii. Ja mis mina avastasin? Ma olen kogu aeg mõelnud, peaks ka nüüd tegema seda, aga ei ole jõudnud. Aga tead, okei, see oli 2017 peale. Nii. Aga sa oled öelnud väga kummalisi asju. Ja ma tahaks teada, et... Kas see oli mina? Kas olid sina? Nii, kuulame. Nii. Ma ei taha enam lauljale Eurovisioonile minna. Nii et ausõna, ma ei kadesta mitte ühtegi artisti, kes Eesti laulul osaleb või veelgi enam selle ära võida. Huvitav. Miks sa siis ütlesid seda, et ma ei taha enam minna? Kas sa... Oled öelnud seda? Ma nagu ei mäleta, et ma oleks otse niimoodi nagu kuskil öelnud, aga... 10 aastat tagasi mõtle. Kus sa olid? 2016... 17. Sa küsid ChatGPT-lt, et mida Piret on öelnud ja siis tuli selle? Ei, ma vaatasin muid asju. Oli? No kas sa olid järsku Šveitsis ei olnud või? Ei. Ma just mõtlen, et mul nagu on tunne, et
ma üldse ei mäleta, et ma oleks sellist asja öelnud. No väga hea. Ines on hullud. Seda, mida ei mäleta, seda pole olnud. Nüüd sa oled Eesti Laulul ja sa tahad minna Eurovisioonile. Praegu küll jah, et muidugi võibki olla, et mine sa hullu tead, ütlesin midagi sellist, aga tõesti ei mäleta. Ja ära jää sellesse kinni lasta olla. Et selles mõttes praegu tahan, et seda küll, et kui me 2005 esimest korda läksime Eurovisioonile, siis ma olin pigem nii meelestatud. Mina olin bändis see, kes väga ei tahtnud minna, sest mulle tundus Eurovisioon pigem natuke selline juustune üritus. Aga ma ütleks, et ta nagu nüüd nende vahepealsete aastatega on arenenud kuidagi paremuse poole, et ikkagi artistidel on reaalne võimalus Eurovisioonilt tuul tiibadesse saada, nii uutel kui ka vanematel tegijatel saada nagu hoogu juurde. Et minu arust Eurovisioon on kõvasti tõsiselt võetavamaks muutunud ja praegu ma tunnen küll, et ma päriselt tahan sinna minna. Pluss nüüd vanema kogenuma targemana oleks nagu väga tore seda kõike uuesti läbi teha ja tegelikult tahaks väga ka Eestit esindada, sest me ju käisime Šveitsi eest, et ma arvan oma kodumaa eest võistelda on hoopis midagi muud. Et selles mõttes praegu ma olen väga oleks valmis minema ja ma loodan, et me saame minna, nii et me anname endast parima. No aga siis ma küsin pigem, et kas see tuli üllatusena, see ei tulnud vist üllatusena, et te saite Eesti Laulul edasi, on ju? Mina olin päris kindel, kuidagi sisetunne oli veendunud, et me saame edasi, sest minu arust meil on väga-väga hea laul ja ma nagu ei näinud põhjust, et miks ei peaks jõudma sinna parimate sekka, sest jah, minu arust igati toimiv, väga äge. Kas sina andsid ka natuke hoogu juurde? Kas sa üldse küsid oma kallilt kaasalt, et kas minna või mitte? Kas minna üldse Eesti Laulul osaled? Sina oled ju ka Eesti Laulul osaled, eks ole? Ja oled teadlik ju, mis seal toimub ja kuidas need asjad käivad, on ju. Kas ta arutate ka selliseid asju? Ikka, pigem ongi kõik lähtub laulust, et kas on mingi selline lugu, millesse sa ise usud, et see võiks olla võidulugu, et minu arust muidu pole nagu mõtet ka minna võib-olla. Ja seda sa oled tegelikult pikalt öelnud, et ongi, sa läheks, kui tuleb hea laul ja nüüd see laul tuli. Jah. Et meil oli bändi sees ka mitte ainult üks laul, vaid tuli 2 laule. Et selles mõttes me bändiga tegime isekeskis ka selle kokkuleppe, et kui me saame laulu, millesse me ise usume, et see on võidulaul, et ainult sellisel juhul me osaleme. Ja Sven Lõhmus sellise laulu tegi ja siin me praegu oleme. Et see oli nagu ainus tingimus, et sükse asjaga, mis on lihtsalt tore, ei ole minu arust mõtet kogu seda tralli ettevõttes, tegelikult kogu see protsess ainuüksi, et Eesti Laulul hea esitus teha, see on ikkagi väga-väga intensiivne töö, et me oleme siin juba mitu kuud iga päev asju ajanud, eks ju, et see lõppshow lõpuks väga hea tuleks. Nii et ja see ei ole odav lõbu. See ei ole odav lõbu, absoluutselt mitte. See on väga kallis asi. Naljakas, et Eesti riik nagu ei toeta seda üldse, sest ma vaatan Soomega võrdlen. Seal tõstetakse sulle kuldkandikul kõik asjad ette, kui sa oled juba edasi pääsenud. Et kõik tehakse ette taha ära, isegi need eestlased, kes siis on käinud kunagi, ma ei tea, seal proovinud ka vist ja olnud seal Soome versioonil, siis nad on täiesti jahmunud. Minu meelest nendel on isegi kuni kostüümideni välja. Mis oleks mõistlik. Sest sa esindad seda riiki. Absoluutselt. Mina näen sama asja, et nagu mingi toetus võiks kuskilt pudeneda, eks ju, sest muidu on tõesti kõik artisti õlgadel, aga sa ei oled täpselt samasugune nagu sportlane, kes läheb, eks ju, riiki esindama, et selles mõttes... Või peaks sponsorid ise taha rääkimas või? No see miks ei ole sponsorid tuli? Ai, seal kurat ei saa reklaami ja sa ju ei saa suurelt minna ju sinna mingisuguse sildiga ju. Ja just oli see meil endal ka teemaks ja kontrollisin üle need Eurovisiooni reeglid ja tõesti ei tohi mingit brändi reklaamida, eks ju, seal Eurolaval või isegi Eurovisiooniga seoses. Nii et see on siuke trikikas värk. Teistpidi on aus, kellelegi pole raha ja ei, aga kui Soomes riik maksab kinni ja annab toetust. Selle poolt ma oleks täiega, et see, kes võidab, sellele antakse korralik. Jaa, aga seal on ka see, kui sa oled eelvoorus, seal poolfinaalis juba jagatakse, et nad oleksid võrdse. Et ei ole nii, et sa oled tohutult andekas, aga sul pole püksegi jalga panna. Et see on ju ebaaus tegelikult. Et selles mõttes meil, aga see selleks me oleme vaene riik, on ju. Õnneks sul on rikas mees,
nii et kõik on hästi. Ma ei tea, kuidas teiste tüdrukutega on, sul on hästi nagu. Aga selle enne, kui ma siin lähen nende faktidega, 10 aasta taguste faktidega, edasi neid ei ole palju, need on natukene, aga need olid huvitavad. Siis ma ikkagi praegu mõtlesin, kui sa rääkisid, et sa oled ju kargasid vahepeal teletöösse, nüüd te teete seda reality reisisaadet ja asju. Et miks sa nagu, ma saan aru, Vanilla Ninja aeg lõppes ära, sellega on kõik, aga ikka ei saa nagu elatud, et just see muusika on sul ikka siis nii tugevasti seal sees, et Tead, ma ei oskagi öelda, need asjad on kuidagi nii loomuliku rada pidi läinud, et üks hetk on kuskilt tulnud mingi impulss, et aga teeme veel, teeme uuesti, et see ei ole nagu... Kas see kombak ei ole natuke nagu surnu nagu välja kaevamine? Tead, minu arust vähemalt endal ei ole sellist tunnet olnud, et kõik on kuidagi hästi loomulik ja et inimesed on tahtnud olnud. No täpselt, et kedagi ei ole ju sunnitud, et kui me 2020 vist andsime selle esimese nii-öelda comeback-albumi välja, et siis oli täpselt sama, et justkui aeg oli õige, kõik olid valmis uuesti asjaga tegelema hakkama. Ja meie endine Saksamaa plaadifirma ise pöördus meie poole, et mis te arvate tüdrukud, et teeks plaadi ja miks mitte. Et selles mõttes tegelikult muusika teha on väga tore ja tüdrukutega koos olla on väga tore, et ma tegelikult ei näe põhjust, et miks seda mitte teha. Ja mis on tore tänapäeval, sa räägid tüdrukud, aga te ei ole enam tüdrukud, sorry, räägid vana mutt räägid muidugi siin. Aga te ei ole enam tüdrukud, te olete täiskasvanud naised, teil on pered, teil on lapsed ja kuidagi see aeg on näiteks nagu muutunud, et ikkagi tahetakse, te olete ilusad muidugi, te olete hästi säilinud. See on ka kõik nagu kuidagi annab juurde sellele asjale. Aga ikkagi, et seda tahetakse, see on nagu fantastiline. Jaa, ei mulle tundub ka, et tahetakse. Et eriti ma praegu tunnetan ka, et nüüd kui me selle Eesti Laulu võistluslooga välja tulime Too Epic to be True, et kuidagi see tagasiside, eriti just Eesti inimestelt on nii positiivne, nii tore. Ja see veel tiivustab, et jaa, tahaks veel. Et selles mõttes, eks näis, kuidas lõpuks läheb. Aga hetkeseisuga ma ei näe, et miks mitte. See ei lõpeta ühesõnaga, paned nagu Reet Linna. No aga ongi, just Reet Linna esines mu ema juubelil 2 aastat tagasi. Ja see oli nii äge, inimene tegi sellise show, nii mõnus oli vaadata ja ma tõesti nautisin seda. Annaks Jumal, et suudaks ise ka. Valmis egert, et naine paneb. Absoluutselt. Lõpuni. Ja tegelikult ega see ongi nii nagu me oleme seda reisisaadet teinud, nii nagu nüüd see Vanilla Ninja asi on niisugune hoogu kogumas, et tegelikult ma kogu aeg Piretiga arutanud seda, et eks elu eesmärk meil vähemalt on elada elu põnevaks ja kogu aeg peab fun olema ja ma arvan, et need asjad teevad selle nagu... Annab natuke teile vürtsi. Palju isegi. Ja ongi, et osad käivad sõbrannadega, ma ei tea, kokkavad koos või veiniõhtul, mis on ka tore. Veiniõhtud või mis iganes, et nemad käivad siis prooviruumis, mängivad kitarre. Vähemalt teab, kus naine on. Rahuli. Või arvab, et teab. Et selle huvitav. Ei, see on põnev. Ja ma mõtlen, et teil on see ka põnev periood elus olnud, et ikkagi sa olid 3 aastat Gruusias, sa olid justkui ära. Kusjuures täpselt 10 aastat tagasi ma läksin Gruusiasse. Ongi nii, nägid sa. Panigi 2016, sul on see pilt. See oli praegu meelde, et oligi mingi vist 6. jaanuar äkki. 6. jaanuar ma nagu Gruusiasse läksin. Ja, et meil oli selline visiitsuhe just kuigi ma käisin iga kuu ikkagi, olin umbes nädala seal, Egert oli nädalaga kodus, et nii hull see ei olnud. 10 päeva nädalavahetustega veel. 20 päeva seal, 10 päeva Eestis ja tema oli 10 päeva Gruusias ja 20 päeva Eestis. Jah, niimoodi. Toimus väga hästi. Oota, üks laps oli juba. Ei, selle olnud, et see oligi hea romantiline eluperiood. See oli väga mõnus elu. On ju, et sai natuke puhata ja siis olite raks koos ja hästi intensiivselt kindlasti, siis jälle väike puhkus ja siis ma kujutan ette, et kui sa niimoodi näed aeg-ajalt, see ei ole tülideks ka eriti põhjust või? Ega meil enne lapsi, ma arvan, meil väga ei olnudki mingit tülis. Ei näinud nagu. Ei, see kuidagi toimis juba hästi. See oli lahe aeg, aga siis muidugi mingi hetk Piretil tekkisid
läksid televisiooni Kõrvalsuhted. juhtima. Ei tekkinud kõrvalsuhteid, ei ole olnud. Televisiooni läksid juhtima. Jah, siis ma pidin olema iga hommik platsis. Siis oli hakkas seal juba siuke, muutus nagu raskeks. Või suri Anu, ma ei, pane tao. See ta annab märku mulle, mida tohib küsida. Edasi. Aga, ja seda ma mõtlesin ka, natuke taustatööd tehes sinu puhul, Piret, et oled sellise ägeda tüdrukute bändi liige ja kõik on super ja kõik, kes teist ei teaks Eestis, sind ka muidugi ei ole. Aga Piretit rohkem. Piret ja abikaasa. Ja. Siis ma poleks elu sees kujutanud ette või isegi võib-olla mäletan seda, kui see uudis tuli, et sa läksid Pealtnägijasse. Hiljem olid televisioonis on ju. Mõtlesin, mida see blondiin läheb, sorry Ei no, ma arvan, et paljud inimesed võisid niimoodi mõelda, ma olin ise ka väga üllatunud siiralt. Ja see tuli nende poolt ikkagi see pakku? Ja ma ütlengi, ma olin ise täpselt sama üllatunud, kui mul Piret Priisaar, Pealtnägija produtsent helistas, see oligi vist aastal 2011 või 2010-2011 ja tegi mulle selle pakkumise. Ma poleks ise ka kunagi, ma arvan, tulnud sellise asja peale, et mind nagu Pealtnägijasse võtta. Aga tegelikult ma ju hakkasin teles tööle juba 2003, et mul tegelikult, mul on ju suur teletegemise kogemus selles mõttes, et see oli neile nagu silma jäänud ja nad tegelikult otsisid inimest, kes ei oleks nii klassikaline uuriv ajakirjanik, vaid tookski nagu sellist natuke teist vaatenurka. No pigem, et tooks teist vaatenurka nagu meelelahutuslikumat poolt ka sisse, eks ju. Ka vaataks. No just, on ju, et ilmselt nende kõik need soovid langesid kokku just seal minu kohas, mis oli tõesti, ma ütlen, minu jaoks sama üllatav. Aga see tarkus tuli, sellepärast, et sellised, Pealtnägija on minu meelest nagu high level on ju. Ma ei alahindasid absoluutselt. Aga ikkagi, nagu mina ei julgeks sellist asja, paljud inimesed ei julgeks sellist ametit üldse vastu võtta. Kui kuskil toimub viktoriin, siis Piret peaaegu pole kunagi kaotanud seda. Kui see ei ole seotud kellegi mingi isik, mingid... Et mis värvi aluspüksid? No umbes, et mis aastal ta, ma ei tea, kuskil trenni läks keegi, ainult tema ema isa teavad, on ju. Et siis nagu Piret selliseid asju teab, et ma nagu, ütleme... Ja mulle viktoriinid ja mulle üldse sellepärast ei meeldi, sest ta on nii hea selles, et ma nagu annangi, temaga oleks jube hea tiimis olla või üldiselt üritangi temaga tiimis olla. Kus see tarkus sul tuleb? Koolis olid viieline. Ma olen koolis käinud. Just kuulasin koolis tähelepanelikult. Ma just loen Millile praegu seda Jaan Aru uut raamatut, mis on lastele suunatud ajust. Ja seal oli just see peatükk, eile lugesime seda, et ikkagi tähelepanu on tähtis. Kui sa tahad teadmisi koguda, tuleb olla tähelepanelik ja kuulata. Et ju ma siis kuulasin koolis, olin tähelepanelik. Et selles mõttes ja, tegelikult see Pealtnägija formaat mõnes mõttes on väga minulik. Mulle meeldib asju uurida, puurida, süvitsi minna ja loomulikult oli suur privileeg Mihkel Kärmase kõrval kõik need aastad töötada, et tõesti niisuguse superintelligentse inimese kõrval, et ma õppisin väga-väga palju sel perioodil. Selles mõttes oli hästi-hästi tore aeg ja Pealtnägija inimesed kõik siiamaani sügaval südames head sõbrad, nii et selles mõttes eks neis võib-olla kunagi teed ristuvad taas, et nad on vahepeal mulle helistanud, et ega ma ei ole mõelnud tagasi minna, aga jah, praegu veel on lapsed liiga väiksed, võib-olla kunagi tulevikus. No ühesõnaga, siin sa oled öelnud jällegi, kui ma 2011. aastal ETV-sse tööle läksin, siis ma sukeldusin pea ees tööellu ja kõik muu taandus tagaplaanile. Ja sellel olid oma väga valusad tagajärjed. Olin pidevalt väga väsinud, tervis halvenes ja ka mu eelmine suhe sai minu ületöötamise tõttu kannatada. Vot see vastab küll tõele, ma isegi mäletan ja ma olen neid mõtteid mõelnud, et ma arvan, et see mõte pärineb minu peast, et tegelikult oli küll, et seal ETV-s kuidagi tuli, kui ma sinna läksin küll Pealtnägija ridadesse, aga tegelikult tuli paralleelselt veel igasuguseid erinevaid saateprojekte sinna juurde, et tõesti hästi intensiivne süke töö mitmel rindel, noorena tegelikult see on ju okei, et siis võibki eks ju kõike katsetada, aga ma arvan küll, et see mingi hetk viis läbipõlemiseni, et ma ikkagi töötasin üle. Ja, et see hetk oli ja on olnud minu elus läbipõlemise periood.
et aga jällegi tagantjärgi ei tundu asi enam nii hull, et selle keskel olles on muidugi on halvasti, on ju, aga kuidagi ma tulin sellest välja lõpuks, et ilmselt võtsingi tempot maha ja siis... Poleks seda läbipõlemist olnud? Nii. Poleks mul võib-olla ka seda šanssi tekkinud. Jah, no näed, oleks eelmine suhe kannatada saanud, siis me ei oleks siin. Sa läks rebavekse, on ju, ja siis ilmusid sina. Mina sain jälle tükid kokku lappa. Nii armas. No aga tõepoolest, kui te nüüd teete sellist, kumbki teeb oma karjääri ka, sina oled tõsine selline, kuidas ma ütlen siis, me ei saa öelda kinnisvara hai. Kinnisvara hai, ütleme kinnisvara hai. Kinnisvara arendusega tegeleme. Just, inimene ja sina oled siis nii ja no okei, teil on väiksed lapsed. No kuidas te saate, on teil mingi turvavõrgustik taga? Emad, isad, tädid, õed, vennad, kes kanseldavad? No mina ei usu, te paistate pealt nii klantse, nii idekas perekond on ju. Isa käib lapsega reisil, on ju, sina saad üksi reisile minna. Kuidagi tundub nagu, et et mis asja, mis mõttes, see ei ole nii, see ei tohi olla nii lihtne. No ütlemegi ausalt ära, et tegelikult ikkagi 2 lapse kõrvalt on kohati raske ka, et see tekitab selliseid pingeid, olmest tekkivaid selliseid pingeid oma vahel, et sa kogu aeg majandad, oled logistika, et sul jääb nagu kuidagi väga vähe aega, et teineteisega juttugi rääkida teinekord. Et selles mõttes jah, see tugivõrgustiku küsimus on hästi-hästi oluline, aga sa võid ise rääkida, sest ma olen nii palju lobisen. Meil on tegelikult ongi väga toredad, nagu meie lastel on väga head vanavanemad ja just mul oli ema sünnipäev, siis me istusime laua taga ja nad mõtlesid ikkagi, et kuidas nagu jah, et need lapsed ikkagi nagu teevad sellest nagu, annavad noorust juurde. Ja siis ma käisin välja, et meile väga sobib, kui esmaspäevast reedel on ka lapsed seal, vabalt võivad olla näiteks suvel. Aga see idee neile nii väga ei meeldi. No tegelikult on see, eks ju, et Egertil on päris noored vanemad veel, et nemad said noorelt lapsed ja nüüd neil on justkui see noorus. Nädalavahetused on kinni. Nendel on nüüd see noorus, kus nad saavad kahekesi olla, eks ju, ja eks neil on ka, et iga päev nad ei taha ilmselt neid lapsi näha. Õnneks minu vanemad elavad ka Tallinnas või Viimsis küll, aga ikkagi lähedal, et me saame tihti neid viia, aga tõesti, et endal on ka paha tunne kogu aeg küsida, et kuulge, et kas me võime jälle tuua ja jälle, et me ei ürita nagu üle ekspluateerida ka seda võimalust. Aga me üritame vähemalt, ma ei tea, korra kuus leida selle õhtu, kus me lähme kahekesi kuhugi välja ja lihtsalt tahame juttu rääkida, et kõik asjad, kõik pinged nagu lahti arutada. Ütleme, kui isegi seda 1 korda kuus ei oleks, siis on ikka väga raske suhet hoida tegelikult. Minu arust ka, et see oleks mega, siis pinged kasvavad, vaata pead, siis mõlemad podishow ja siis keerutavad neid halbu mõtteid peas edasi ja siis lõpuks on see... Katel lendab seal kõhku. Ja siis juba öeldakse neid asju, mis ei peaks nagu ütlema ja et see ongi kogu aeg, ütleme, siiamaani me tunneme, et natuke liiga vähe, et natuke peaks rohkem nagu olema. Omaette aega, jah. Siis ongi, tegelikult me natuke otsime nagu inimest, kes võiks ühel päeval nädalas nagu tulla õhtul ja võtta ja jälgida lapsi. Kuulete nüüd kõik lapsehoidjad. Perfekt, aga ärge võtke noorte ilusad. Sest tead, kui paljud te kuulsatele inimestele see on saanud saatuskoduks. Võtke mingi kohe grill. Aga hea suure südamega. See on õige, nagu tähelepanek küll, ja sest tõesti see on nii siuke klišee, eks ju, kuidas see kõik läheb. Või võtame meesterahva hoopis võib-olla. Niipidi ei tea. Noore meesterahva. Palju ülakehaga kantsutab lapsi. Vaagatab kätte kõverdusi, tõmbab lõuge. Ja parandab torusid vahepeal. Ja suvel ujub basseini, see puhastab basseini. Mida meil ei ole. Selle me peame nüüd ehitama. Vot, nüüd ma tahtsingi jõuda sinna. Sa oled 10 aastat tagasi öelnud, et vist küsiti tõenäoliselt, et millest sa unistad või mis sa arvad, et 10 aasta pärast, kus sa oled. Nii, ja sina oled öelnud, pisut tõenäolisem on selline variant, et ma olen kolinud taas linnast välja. Kas sa oled vahepeal elanud linnast väljas siis? Jaa, ma elasin pärast seda, kui me ninjadega Eestisse tagasi tulime, siis ma ostsin oma esimese kodu Laitsesse, mis on 30 kilomeetrit Tallinnast. Sest mulle, see oligi selline aeg, kus ma tundsin, et see on nii intensiivne kõik olnud, ma olen nii palju inimestega pidanud suhtlema mitu aastat järjest ja et tahaks vaikust ja rahu.
ja siis ma kolisin jah mõneks ajaks maale. Aga need mõned aastad seal maal ikkagi tekitasid minu selle tunde, et ei, nii liiga keeruline on kaugel olla, et eriti kui on igapäevaselt vaja linnas ka käia. Nii et praegu ma naudin seda, et me... Te olete linnas ikkagi me oleme Nõmmel, eks ju, mis on just siuke... Mis on vahepealne. Tegelikult olime siis, kui me käima hakkasime, siis me olime vanalinnas ühes korteris nagu sellises, kus jah ikkagi algus sai tehtud. Elu tuiksoonel, eks ju. Jah, täitsa. Noortele oli see tore muidugi, on ju. Et kui akende all käis pidu ja... Ja saime ise ka vahepeal liituda nende pidustustega. Käisime niimoodi, et ostsime sellest väiksest rimist endale piima ja muna ja siis käisime veel korra klubi stuudiost nagu läbi. Panime selle rimi kilekotti sinna garderoobi ja... Ja, et see oli ka nagu tore aega. Aga praegu... Siis me kolisime kaugemale, nagu sinna Magdalena kanti. Ja siis me oleme nüüd aru saanud, et tegelikult nagu see koht, kus me Nõmmel oleme, on praegu nagu parim. No eriti just lastega, et ikkagi saad parki nad viia vahepeal mängima ja kelgutad lasteaeda ja nagu väga mõnus. Aga siin oligi, läks edasi siis, et ma olen siis kolinud taas linnast välja. Mul on maalapike, mille eest hoolitseda ja ma naudin kiiresti elust eemal olemist. Siis sa unistasid, eks ole, 10 aastat tagasi. Ja veelgi tõenäolisem siis seoses karjääriga. Et noh, teil oli ju, pikk see paus oli teil ninjadega? Las ma mõtlen mingi 10 aastat vähemalt. Ja, et sellepärast siis see nagu justkui klapib. Aga tõenäolisem on see, et ma olen hakanud mingil moel, siis 10 aasta pärast ehk siis nüüd, taas muusikat tegema. Palun. See klapib. Ja mu pere on mõne liikme võrra suurenenud. Ka klapib. Oi, ja eriti äge, kui Aiamaa kontserdite ja laste kõrvalt oleks mul kunagi ka oma jutusaade. See oleks tõeline jackpot. Wow. Jutusaade, jaa. Kas täna on ka see päevakorral? Jah, miks mitte tegelikult. Et selle telega oli ka kuidagi niimoodi, et kui ma olin vahepeal lastega puhkusel, eks ju, et siis selleks hetkeks, nagu kui ma jäin lapsehootel, ma olin kuidagi nii väsinud telest. Ma nagu tegelikult oli kuidagi küllastumus sellest. Ja siis oled mõned aastad eemal, siis jälle jõuab see isu tekkida ja siis nüüd ma muidugi vahepeal olen teinud mingisuguseid projekte ka ja saateid ja saanud nagu seda telepisikut elus hoida. Ja selles mõttes ma praegu tunnen küll, et põhimõtteliselt võiks varsti midagi teha, aga antud hetkel lihtsalt võib-olla sul on nii kiire vaata nende muusikaasjadega. Täpselt, et võib-olla see ei mahuks. Ma arvan, sa oled küll avatud selle... Aga ma olen avatud loomulikult ja ma arvan, see äkki tuleb kunagi. Jah. Kuigi tänapäeval on ju see, et tõesti neid just podcaste ja kõike seda on nii palju, et pakkumine on lihtsalt overwhelming, võib-olla 10 aastat tagasi see nii ei olnudki kindlasti, et nüüd peab ikkagi tõesti mõtlema, et kuidas eristuda ja välja paista, et kui sellele maastikule nagu siseneda, et siin on ju konkurents tõesti. Ja see on väga tihe konkurents. Teevad, eks ju. No jaa, aga sama on konkurents ju nendel reisisaadetel tegelikult, mida te teete, see on metsik ja ma isegi sekundi murdosa mõtlesin, kuidas te julgesite. Selle ajal veel ei olnud see konkurents, ei olnud, siis just läkski see nagu buum lahti tegelikult. Siis oli veel nagu Teet Margna ja Jääkanda käest. Roosma on teinud, tegi, aga nad olid puhkusel sel hetkel, jah. Aga olidki jah, Margna ja... Ja siis oli võib-olla mingi Uku-tuur tegi... Aga neid ikka natuke oli ikka see. 4x4 ja aga sükest... Süübist formaati, nagu me hakkasime tegema, sellist ei olnud. Lapsega reisimist ei olnud sel hetkel. Jah, et see kõik on ja nagu nüüd on nagu me teeme ju tegelikult palju oleme selles mõttes võtnud seda, nagu me, siis kui Piret töötas Pealtnägijas, siis me tegime, kui me läksime reisile, siis me tegime nagu välislugusid niimoodi, et mina olin operaator ja siis seal kõps kannad kokku. Ja siis me nagu õppisime seda, kuidas kahekesi teha. Ja nüüd me tegelikult seda sama asja oleme kasutanud reisisaadetes ka, et see pole selline, et kuidas me perega siin reisime, vaid ikkagi, et me püüame sinna kihtidesse sisse minna. Et sihtriiki ikkagi tutvustada, et mitte niivõrd ennast seal temoda. Ja jõuda sinna nagu selle essentsini välja. Et ütleme näiteks esimeses hooajas minust nagu mingid
lapsega reisimist väga nagu ei olnudki. Kuna see nõudlust oli, siis või sooviti, et seda võiks rohkem olla, siis me nagu teises hooajas panime natuke seda juurde. Olmet siis panime juurde natuke. Aga see oli ka nagu selline näpu otsatäie, et... Nojah, et ikkagi ma olengi tulnud, eks ju, sellest pealtnägija süsteemist, kus on ikkagi sisu hästi oluline, et selles mõttes ongi, et kui me lähme reisisaadet tegema, siis me üritame olla sisukad ja tutvustada seda nagu sihtriiki enne kõike ikkagi, et see ei ole selles mõttes reality. Jah, et sa ka korra ütlesid, et teete realityt, aga ma ei nimetaks seda pigem realityks, kuivõrd ikkagi reisisaade. Et me ikkagi väga mõtleme sellele, et see peab olema inimeste jaoks nagu tegelikult see peab, kui ma päris ausalt ütlen vaatajana, siis mina tahan näha seda, kuidas teie väike laps teeb mingi lolluse, ütleb midagi täiesti X kohas ja kes ei üllatuks selle peale. See on laste, koerte, kõigiga, vana inimestega. Et see balanss tuleb leida, et see nagu ei saaks olla ainult üks või ainult teine, et meie jaoks ongi see põhiline väljakutse, et kuidas me leiame selle tasakaalu, et ta ei oleks nagu liiga selline lihtsakoeline, et näitame ainult seda, kuidas me, ma ei tea, sõidame autoga ja sööme midagi ja siis, et ma ei tea... Midagi peab juhtuma. Just. Aga ja natuke võiks ikkagi aru saada ka, mis riik see on, kus me oleme, sest tegelikult need kohad on nii põnevad, et muidu ju ei läheks sinna. Ja et oleks siuke segu. Te olete rahul, see oli geniaalne idee teie arvates, nagu, et saate hakkama, see toimib, seda tahetakse, seda ollakse nõus teilt üha uuesti tellima. Ja, selles mõttes küll väga... Ütleme, kui see idee tekkis, on väga nagu, esiteks me jällegi tulla selle punkti juurde tagasi, et väike või tegelikult suur eesmärk on elu lihtsalt elada esiteks pikaks, et nagu mida rohkem sa nagu selles ühes ajas nagu koged, seda pikem su elu on ja teine asi. Tundub jah, et 3 nädalat kuskil reisil on ju Nagu 3 aastat täpselt, nii palju juhtub. Ja siis ongi see, et oleks lihtsalt elu nagu põnev ja et sa nagu, kui sa ära sured, et siis sul... Ei, ma lihtsalt nagu... Ei, ma saan aru. See, et sa lähed ja siis sul on midagi ikkagi maha jätta nagu, et see midagi nagu tagasi anda nagu sellele maailma. Kas ma räägin juba nii vana? Ei, ma mõtlesin, et nüüd sa hakkad ütlema seda, et siis oleks endal tore vaadata. Ei, seda ka, jah. Ja no ka siis sa oled tõenäoliselt seniilne juba ja sa ei saa mitte midagi aru. Võib-olla just ikkagi need mälestused, mida sa saad seda asja järele vaadates. Aga sa ei saa aru järsku. Kes see on? No kes Alzheimer on. Sorry, et ma nii õudne olen, aga tänapäeval on see täiesti loomulik. Ei, no kõike võib olla, ega me ei tea, mis tuleb, aga vähemalt selles hetkes tuleb elada oma elu, ma arvan küll ikkagi võimalikult huvitavaks, et mis siin ikka konutada, kui on võimalik. See teeb teie paari suhte ka kuidagi elavamaks ja särtsakamaks. Mis te passiksite siin 11? Te olete näinud küll igas asendis. Just. Mina ütleks ka, et see, et on nagu ühine asi, mille nimel nagu rabeleda, et olgugi, et see on raske. Teinekord eriti just oledki reisil, sul on väike laps kaasas või lapsed ja siis sa tegelikult üritad tööd teha, sa üritad saadet teha, et see on kohati see ei ole lõbureis, inimestele tuleks öelda, paljud kujutavad ette, et see on ilgelt lõbus töö. See on keeruline. Siis näiteks teine hooaeg, kui me seda Marokos tegime, siis oli niimoodi, et kui ma nagu tagasi vaatan, siis ma nagu ei tahaks seda uuesti läbi teha. Stressi mõttes. Nii jõudnud. No, see on ikka raske jah, sest sul on nagu, esiteks sa pead nagu keskenduma sellele, et see saade tuleks hea, aga samal ajal sa pead nagu 100% valvama lapsi, et nad nagu piltlikult surma ei saa. No nad on nii väikesed. Jah, et siis seal ikkagi motikad sõidavad ja kogu aeg pead olema niimoodi, et see peab kogu aeg nagu aurab otsas või tossab. Kahel rindel nagu mõtlema. Jah, ja siis see on nagu, ma arvan, ma näiteks selle Maroko hooaega ja seda filmides ma olen täitsa veendunud, et ma jäin ikkagi paarast vanemaks. Oota, ma vaatan, mitu alli karva sul on peal. Juuksur ikka ütleb, et ikkagi päris... No ja minu arust see oli Marokos tulin tagasi, see, et mis nüüd juhtunud on. Ja kusjuures ma mõtlesin, kuidas te julgesite võtta sellise sihtkoha nagu Maroko lastega. Ikkagi kui teed taustauuringut, siis selgub, et ega see Maroko ei ole üldse nii ohtlik, kui ta tundub. Et kuskil mingites turvalisuse indeksites või tabelites on nad isegi nagu kõrgemal kohal kui, ma ei tea, Rootsi. Kus on ikkagi ka juba tänapäeval päris nagu hulluks läinud asi kohati. Äkki veel üks kook?
mina söön pärast, et ma ei aeg siin mahukorraseks, aga igal juhul jah, et ja kui loed selle Maroko kohta, siis saad aru, et noh, lõpuks, kui sa ei ole soolo naisreisija, lähed sinna perega, et see on hoopis teine tera. Et lähed üksiku naisena näiteks reisima sooloreisile, et siis Marokosse, jah, see võib olla nagu kohati tüütu võib-olla. Ta on tüütu ja me käisime sõbrannaga ja siis ta ei olnud kõige hästi imeilus, kõik mulle kohutavalt meeldib, on ju. Ja siis teatud nüansid olid seal väga-väga häirivad nagu, ja oleks võinud väga kurvalt lõppeda. Aga ma ütleks, et nad ikkagi lapsi eriti nagu austavad ja kui sa seal perega liigud, et siis ma arvan, see on midagi muud, kui tõesti üksiku naisena seal ringi reisida või sõbrannadega koos. Et meie ei tundnud mingit ühe korra ohtu, tundsime vist ükskord mingi õhtul hilja läksime seal läbi mingi Medina kuskil, kuhu tegelikult valged inimesed ei olnud üldse oodatud, on ja siis olid mingi kahtlased inimesed seal. Peatänava pandi kinni ja nagu Viru tänav pannakse kinni ja me oleme valged ja me ei saa läbi. Et ei tohi sinna minna, aga me olime seal ja me ei saanud välja ja korraks oli nagu siuke ohtlik, aga muus osas küll, et tegelikult seal on väga kvaliteetne arstiabi, on ja et lõpuks me ikkagi uurisime kõiki neid nüansse ja et päris siuksesse kohta ei julge minna, kus näiteks ongi, et arstiabi kvaliteet on 0. Aga mina pigem kardaks seda, et kahe väikese imeilusa lapsega, kes on teissugused, kas te ei karda kidnappimist? Jällegi uurisin selle kohta, et nagu otseselt ei ole põhjust karta sellist asja seal. Nii et... Sest seal jah nagu vist... See usk ei luba neil ka ikkagi päris nii hulluks. Nii suur kuritegu, kui sa selle lapse ära röövid. Et näiteks Lõuna-Ameerikas on ju, seal võid tõesti ilma jääda. Jah, et seal on see nagu tõenäolisem kui Marokos. Plus Maroko on riik, mis suuresti nagu elatub turismist, et nad ikkagi üritavad turistidega olla selles mõttes viisakad, et neil on vaja turiste. Et kui nad seal neid tapaks ja rööviks pidevalt, siis ei läheks keegi sinna. Nii et aga ütleme jah, seda nagu ega me ei lasknud ka tekkida siuksel hetkel, kus laps saaks ära röövida nagu, et korrakski ei jäänud nad ju järelevalveta, eks. Et selles mõttes jah. Ja muidugi ettevaatlik peab alati olema, aga ikkagi me tegime selle taustatöö ja lõpuks Maroko ei tundunud üldse mitte halb koht, kuhu minna lastega. Et meil on jah need omad kriteeriumid, mis peavad, kus linnuke peab olema olemas, eks ju, et need asjad toimivad seal ja tegelikult Maroko oli väga okei. Plus ta on jah nagu väike riik on ja saad seal autoga liigelda ja süke, et ei pea lastega mingi pikki otsi sõitma ja nii edasi. Ma üritasin juba siin, meil oli intervjuu ka, eelvideoga, vaadake seda ka, uurida, et mis see järgmine koht siis on. Kohtad ei saa paljastada, sest keegi võib-olla röövib selle ära idee, eks ole. Aga kas siin nüüd selle koha võrdluses, et okei, Taidele ma saan aru tohutult meeldib. Väga. Siis nüüd see Maroko oli nii ja naa, et sul 3 allikarva juures on ju. Et kas nüüd järgmise koha valikul nagu, millest te nüüd siis nagu lähtute? Ta peab ju olema põnev. Peab olema selline, kus iga Türgis ja Egiptuses käiv turist ei käi, eks. Just, see on üks kriteerium. Keeruline täna. Ja ongi ja tõesti nii paljud kohad on ju ära võetud. Siin ka meil on mitu ideed, on ja lähme selle ideega, siis öeldakse, ühed teised juba just teevad, et me kahjuks sinna ei saa minna, mõelge midagi uut välja. Et nagu mitu korda on olnud see, et lähed oma mingi mõttega ja siis selgub, et ei, juba keegi teine kuskil parasjagu just reisib seal. Et ega see ei ole naljaasi, ongi, et see on tõeline buum ju, reisisaadete buum, mis praegu valitseb siin Eestis. Aga kas te sellega oleksite nõus? Praegu ma küsin siit vaatajate käest võib-olla, et kuhu siis see tore ja imearmas perekond võiks reisida, et mida te tahaksite näha ja kuhu te tahaksite võib-olla ise lastega minna, pole julgenud või ei ole mõttessegi tulnud, et äkki mõned toredad ettepanekud. Jaa, see oleks väga tänatud. Kommentaariumisse või otse Piretile Egertile tänapäeval võib ju otse kirjutada. Igal juhul, et vastu huvi on. Et mida ma tahaks nagu, et mul hakkas endal lihtsalt ketrama, et mida ma tahaks näha. Mis sa tahaks näiteks? Ja vot ma mõtlengi, mis ma tahaks näha. Mida on liiga vähe? Et kõike ma olen nagu ka, et kui sa hakkasid rääkima, et see on juba tehtud, see on juba tehtud, see on juba tehtud. Jaapanid, kõik need kohad on läbi käidud, kas Uus-Meremaad, Austraaliad on läbi käidud, kõik. Ma päris Afrikasse teidi saadaks. Me just käisime nagu Marokos. No jah, aga ma mõtlen sinna kuskile nagu nendesse kohtadesse. Seal võib ohtlik olla. Seal ma olen väikse lapsega käinud ja see ei olnud eriti
pidupäev, et ma ei saadaks teid lihtsalt sinna igaks juhuks. Aga ma mõtlen, et mida ma tahaks, et mis mind nagu, et ma ütleks selle peale, vau, Gröönimaa. Aga seal nagu tervet hooaega vist ei tee. Et on ka mõttest läbi käinud ausalt öeldes. Teil on üldse külmad riigid. Et miks alati tahetakse sinna? Seal mugavam on seal. Ma saan aru, see on väike ebamugavus. Ei selles mõttes, et kui oleks nagu, et Piretiga teeme 2 siis võiks vabalt minna. Aga see mingi kombekate selga ajamine ja sallid, mütsid kinni. See on nagu, see on juba võtab nii palju effortit. Võtate lapsehoidja kaasa, ma rääkisin assist, et siis saab hakkama. Ja tegelikult meil mõtteid on, meil on häid mõtteid, aga me ei saa jagada. Ja ärge jagage, see on, ei lähe mitte. Aga kas te tõsiselt nüüd ütleme seal reisi ajal või seda saadet tehas olete ka tõsiselt tülli läinud? Et no ikka ka kraagel. Meil oli, ütleme see, ma ei tea, kas me nagu päriselt nagu tülli läksime, aga kui me sinna Marokosse maandusime, siis algul proovisime seal kohe urraaga nagu filmida mingeid asju üles ja siis oli see, et oota, et tegelikult me niimoodi ei saa seda tehtud. Võtame nüüd 5 päeva ja ärme tee midagi, lihtsalt korra nagu aklimatiseerume, eks. Ja siis oli jube lahe oli perega seal reisida või selles mõttes elasime ühes korteris, hästi mõnus oli. Ja siis oli see, et okei, nüüd hakkame saadet tegema. Ja jälle see stress läks nagu nii üles. Kas teil on nii erinevad vaated siis asjale, et kuidas võib-olla võtta või operaatorid? Aga lihtsalt see on nii kuidagi overwhelming, et sul ongi, et sa valvad last samal ajal ja samal ajal teed tööd. Ja see vastutus ka nagu, et sa tahad, et see saade tuleks hea, aga siis seal on lihtsalt nii palju nagu muutub kogu aeg ja siis ja põhiline asi ongi see, et kes neid lapsi valvab, on ju. Ma räägin ikka lapse või lõpuks oligi, me pidimegi võtta. Te võtsite lausa õige, ma mäletan. Ja see tuligi sellest, et me olime juba süke, et lähme nüüd koju. Me olime juba üksteise peale nii pahased, on ju, stressist. Mina ei mõtlesin, ma nagu, miks ma pean elu põletama siin, on ju. Aga siis oligi, võtame selle lapsehoidja, leidsimegi kohe järgmine päev. Keelt ei osanud, on ju. Rääkisime Google Translate'iga või siis nagu kätte abil, et tegelikult õnnestus. Ei, väga, siis läks nagu tõesti, siis läks tegemiseks. Siis läks nauditavaks, jah. Kaua te nüüd olete abielus olnud? 10 aastat saab täis ju. Meil saab, jah, me 2017 abiellusime, on ju. Jälle me jõuame selle 10. Kuidagi meil on see 10 aasta ring on täna hästi huvitav. Ja 2016 me kihlusime, on ju. Jah, täpselt nii. Ongi 10 aastat ja enne seda tundsite teineteist kaua? 2013 saime. Nii kaua läks aega või? No tegelikult mitte, tänapäeval 4 aastat pulmad, nii et selles mõttes ei ole väga palju. Ma arvan, et paljud ju nagu ikkagi võtavad veel kaua. Jah, ei ole ka tegelikult, jah. Selle ajaga jõuab võib-olla lahku tegelikult minna. Proovisime seal algul nagu sellist lähisuhtes, siis proovisime selle kaugsuhte, kuidas see toimib, kõik toimis. Ja siis oligi Gruusias tegime pulmad. See oli imeilus. Ja see oli väga lahe. See ühesõnaga, jah. Et ma nagu tahaks kokkuvõtteks öelda, et kui te nii kaua juba koos olete, siis nagu vist enam mingit... Kas võib mingi üllatus ka veel tulla, mis võib kõige õudsam asi olla? See on noore lapsehoidja. Jah, õige. Reedeks on planeeritud üks noore lapsehoidja. On või? Aga muidugi ma viin Egerti ära kodust. Ei, siis ta ei saa seda chillida. Kõige õudsam on see, et kui sina lähed nüüd sinna kaugele. Ja. Kuhu sa läksid nüüd? Tšiilisse lähed sinna Eurovisioonile. Siis võtta lapsehoidja selleks. Ma ikka valin ise selle lapsehoidja selleks ajaks. Palju ülakäeg mees. Rääkesi see. You never know, mis üllatusi võib tulla. Ma juba selle meeldiks mõtlema. Ei, selles mõttes, et siis kui ta on päriselt mingi jõusaali mees, siis ta saab mulle nõu anda seal. Ära kutsu kurjatarja. Eratreenerit on hädasti vaja. Et kas võib olla veel midagi, mis mingid nurgad on veel maha õõrumata? Või olete nagu selline tore, armas, vana paar? Vana paar, mitte vana paar. Ei, selles mõttes ongi, peab ju ise pingutama selle nimel, et suhe oleks selles mõttes püsiks värskena ja ongi need tegevused, et ega see väike selles mõttes, et Piret nüüd seda bändi asja teeb, see annab kogu perele natuke juurde, on ju. Et kogu seda actionit tuleb ellu juurde ja see ongi, kogu aeg peame pingutama selle nimel, et
ei jääks seda nagu nii-öelda oma väga nagu rutiinset elu elama. No ma ideaalis nagu, ma ei viitsiks ausalt lahku minna ja kuidagi mingit elu. Ideaalis ma ei viitsiks päriselt, mulle tundub see nagu nii tüütu, et noh, ja samas ma mõtlen, eks ju, meil on oma inimesed, eks ju, oma perekonnaliikmed, ema, isa, lapsed, neid ma ju ei hülga, et sorry ema, sa ei ole enam mu ema, et miks ma peaks oma mehe siis nagu kuidagi ära canceldama, noh muidugi kõike võib elus ette tulla, aga ma ideaalis ei canceldaks. No sellega kaasnevad ju ka kõik sõbrad, sõpruskond ja perering ja kõik see jama. Te abieluvaraleping olete teinud või ei ole? Nagu ei ole, ma suulise. Siis ei ole mõtet. Ei ole mõtet ja naine on alati halvemas seisus, eks. Ja siis hakkab see trall pihta. Trall, aga kes see viitsib sellega tegeleda? Ei, no, aga tõesti, ma ütlen ausalt, mulle ikkagi Egert meeldib kõige rohkem, nii et mul ei ole... Kuni tuleb see basseini puhastaja. Kuni ta tuleb. Aga Egert, kas sina oled ka õnnelik või? Mina, ma olen väga õnnelik, mul on nii ilus naine, mul on nii ilus lapsed. Mulle väga-väga meeldib, meil on nii nagu vaheldusrikas elu, et ma ei oskaks rohkem midagi tahta. Sest meil kogu aeg areneme ka, vaata, kogu aeg tuleb mingeid uusi asju ellu, et see on nagu lahe, see on nii lahe nagu reis. Ma see oma bändi elu ja sellist nagu... noh, sa oled ikkagi muusik on natuke boheemlane hingelt forever. Sa seda nagu ei igatse või mõtle, et noh, kas ma olen ikka õiged valikud teinud, äkki ma oleksin... Tead, ma olen aru saanud, et ega seda nagu midagi elus kahetseda nagu pole, sa pigem siis selle, kui sa natuke midagi kahetsed, siis muuda seda nagu noh, praegust aja hetk, et siis sa, ütleme, kahetsus on niisugune mõttetu tunne. Et siis bändiga mul on nagu see Egert Milder muusika, et seal meil on oma bänd, aga siis meil oli ka Slippery Slope, kes pole kunagi laiali läinud ja kes on siiamaani väga head sõbrad ja ei saa välistada, et me siin mingi hetk tuleb ka selles mõttes teeme, sest meil lugusid, mis on avaldamata, on päris palju, aga me lihtsalt, kuna ma läksingi Gruusiasse, see jäi nagu soiku ja tekkis see uus muusika ja uus suund, aga ma ütlen, et ei saa välistada, et me uuesti millalgi teeme, et see on lihtsalt, ma arvan, et see juhtub nagu nii isegi. Et see on pigem nagu sellise... Siis kui natukene... No siis kui on jälle muutub nagu rutiinsemaks elu, siis kõigil on siuke, et kuule nüüd tahaks mingit särtsu, vaata. Ja siis me jälle teeme. Aga perebänd, lapsed ja teie ja vanemas eas. Lapsed laulavad või? No mööda. Mängivad pilli. Ikkagi mööda. Mööda? Siis ei, aga selles mõttes nad mängivad küll, jah. Meil on nii palju, kas neid pille vedeleb kodu peal, mitte ei vedele, aga neid on, ja selles mõttes nad mängivad ja neil huvi on, nii et vaatame. Aga Milli, meie tütar on... Hiljuti klaveri peale need tähed kleepisin ja siis Milli väga agaralt nagu mängis seal nagu tähtede järgi, et sai nagu aru orienteerus. Sa mõtled nagu nootide nimed, eks ju? Jah, et siis selles mõttes ongi klaverit mängib, tegelikult gitarri mängivad ka. Ja, neil nagu meeldib ja... Meeldib, jah. Aga see ongi see, et meie teeme ees ja siis nad ju meeldib seda sama asja teha. Aga Milli on rohkem näiteks tantsutšikk, et tal meeldib väga ballett, ta käib trennis ja no ma ei tea, ei hakka teda sundima ka, et kuule mine hoopis laulda, kui talle meeldib tantsida. Sest ta siis tantsib. Nii tore. Kuule, aga hoiame nüüd siis kõvasti pöialt sulle kõigepealt. Jaa, hoidke, muidugi. Tõsiselt kohe, et ma kuulasin ka seda lugu ikka mitu korda olen vaadanud seda videot ka, mulle väga meeldib. Et nagu mingid 18 aastased seal. Täiesti tõsiselt, jaa. Et ma peangi lõpetuseks küsima, et kuidas sellest veel vormis jõuad hoida, et lapsed, värgid, mees, kõik need asjad, lapsehoidjad nagu ei olegi. Sa pead ju... Ma ütlen nüüd ikkagi vanuse kasvades järjest rohkem ikkagi kuidagi muretsed selle tervise pärast, et enam ei saa, eks ju, kõike süüa ja vedeleda diivani peal võib-olla nii palju kui varem, on ju. Ja ma arvangi, et tänu sellele mul on praegu parem tervis kui 10 aastat tagasi, või see, mis sa sealt intervjuust kätte lugesid, et tervis on kannatanud siin suure stressi tõttu. Et ja, mina jälgin, mis ma söön, käin trennis, püüan palju magada, teen kõike seda, mis talupoja tarkus ütleb, kuidas olla terve ja tugev ja mul ei jää muud üle, mul on nii väiksed lapsed ja nad on energilised ja nendega peab
peab olema võhma. Nii et ma käin reaalselt sellepärast käin võhmatrenniga tegemas, et päriselt jaksaks nendega koos möllata, sest sellest ju ei tahaks ilma jääda ühest küljest. Ja õnneks mul on ka noorem mees, nii et ma ei tohi jah, sa ei tohi lõdvaks lasta. Ma ei tohi jah, aga ma ei taha ka, ma ütlen, mulle väga meeldib see, et kui tunned ennast hästi. Noor mees hoiab noorena, seda me teame kõik. Manu väljab kõige parem. Hea valik. Aga miljon tänu, et te kiirel ajal saite tulla ja... No sina kutsusid, me ei saanud ka keelduda. Me ei saanud keelduda ausalt. Aitäh. Ja hakake nüüd magusat sööma, palun, proua. Ja teie võite ühe koogi juurde. Siin näeb kohe, kes kui palju rääkis. Jah. Aitäh. Ja aitäh. Aitäh. Kohvikus Healthy by Polina Sweets. Polina Sweets. Polina's Healthy Sweet. Ei. Healthy Sweets by Polina. Sorry, see on nii keeruline.